Jaa, tere kõigile, väga meeldiv on siin olla. Ma tegelikult fookuse paneks natukene teisele kohale. Me oleme kaotanud sellise väga lihtsa tunnetuse nagu eluhoidvus või loodustunnetus. Ja kui meil ei ole loodustunnetust, siis me ei saa loodusest aru. Ja selles suhtes see konverentsi pealkiri on metsa mõte. Kui metsas käia, siis mets on vaikne. Metsa olemus, kui tuult ei ole, on täisvaikus. Inimese loomulik olemus, kui mõtteid ei ole ja kui emotsioonid ei laineta, on ka vaikus. Ja eluhoidvus ongi see, et see vaikne inimene on eluhoidev. Ma olen näinud, et Eesti planeerimine on täis ummikus, selles suhtes me oleme jõudnud pendliga seal ka sinna kohta, kus me üldse olla ei tohiks, aga me seal oleme. Ja üks ummikus oleku põhjus on see, et meil on kadunud vastutus. Seda vastutust võib igaüks lugeda wellnessorbit.com /vastutus natuke pikemalt, seal on terve lugu selle kohta, aga hästi lühidalt öeldes vastutuse olemus on reaktiivsuse vastand. See on teadlik valik, ehk meil on ainult kaks valikut, me kas olema alateadlikult reaktiivsed ja kogu meie tänane riigi juhtimine on sisuliselt reaktiivne võimu hoidmine ja võimu kinni enda juures hoidmine, need, kes on võimul, teatavad, et kõik on pahad, isegi Reformierakonna retoorikat, kui Isamaa on paha, on täiesti hämmastav. See on puhas reaktiivsus sellele, et me ei võitnud, me kaotasime, me oleme teinud lollisti ja riigi lõhki laenanud. Teadlik valik on nüüd hoopis teine koht. See on see koht, kus me ise oma vaikuses teeme valiku. Ja teadlik valik on kõige paremini selgitatav ingliskeelse sõnaga responsibility, ability to respond, ehk võime teha teadlikku valikut. Ja selles kontekstis on vastutus midagi kerget, midagi väga ilusat ja midagi väga lihtsat ja vastutus on vabaduse alus. Tulles looduse juurde, siis miks me seda loodustunnetust ei ole, on see, et kui me ei vastuta selle eest, mis meie sisemaailmas toimub, siis me ei saa ammugi tunnetada loodust. Ja kui me taandame metsa kitsalt kas loodusmudelisse või majandusmudelisse, siis mõlemal juhul me oleme eksiteel. Siin ei ole seda varianti, et on ainult majandamine ja on ainult kitsas looduskaitse. Siin peab olema mingi harmooniline tasakaal. Ja ma arvan, et need eelmised lood on seda kõik ilusti avanud. Mina näen, et looduse inimene on ühe terviku osad, ehk inimene peaks tajuma ennast kui looduse osa, siis on olemas harmoonia. Ja just selle tajumise puudumine on väga palju tekitanud kaost. Ja meil on vaja selle harmoonilise arengu tagamiseks ka visioonipõhist planeerimist. Täna me oleme visioonidest väga kõrvale kaldunud ja puhtalt reaktiivsed. Mida me vajame, on tegelikult õiguskindlus, õigusriik. Ja ma pean teile kahjuks ütlema, et täna ei ole meil õiguskindlust ega õigusriiki. Ja kui võtta nüüd see positiivne pool, siis kõigepealt ühiskonnas saavad olla mingid teadmised. Teadmised on alati isikud. Teadmine ei hõlju siin saalis abstraktsena, vaid inimene kas teab või ei tea. Kui teadmised on ja kokku panna erinevate teadmistega inimesed, siis sealt tekib suhtumine, isiklik käitumine ja grupikäitumine, mille tulemusel on võimalik mingi soovitud areng saavutada. Ja arengukavad ja üldplaneeringud peaksidki olema siis aluseks omavalitsuste igapäevastele otsustamistele. Need peaksid määrama selle pikaaegse poliitilise raamistiku ja selle raames võiksid poliitikud välja pakkuda valimisprogramme. Meil on läinud vastupidi, need üldplaneeringud ja arengukavad on allutatud valitseja võimuihale. Ja sealt on asjad läinud väga metsa. Enne 2014 aastat kehtis meil säästva arengu seaduse paragrahv 12. See oli väga oluline paragrahv, mis sätestas tegelikult, et riiklikud arengukavad sätestavad poliitikutele sisuliselt kuldsed käerauad, mida nad võivad ja ei või teha. See kaotati hästi huvitaval kombel ja sealt alates minu arust on Eestis planeerimine ja demokraatia olnud tugevas allakäigus ja kriisis suisa tänaseks hetkeks. Miks ta kaotati, on see, et poliitikud soovisid täiesti vabadust teha, mis me tahame. Ja tänase poliitikutel ongi, meil ei kehti õigusriik, meil ei kehti seadused ja mõned ametnikud on mulle isiklikult näkku öelnud, et seadused kehtivad sinusugustele lollidele kaua, me ei peagi neid täitma. See on tsitaat ühelt Viimsi valla kõrgelt ametnikult. Ja sellest ongi saanud planeeringud muutuda selliseks dokumendiks, mida ei jälgita. Arengukavasid jälgida, planeeringuid ei jälgita. Aga see paragrahv 12 ühitati Eesti riigi eelarveseaduse sabas, ilma igasuguse avaliku debatita. Nii lihtne ongi siis demokraatiat tappa.
paned riigieelarve sappa ühe seaduse paragrahvi tühistamise ja tapad arengukavade sidepoliitikaga ära. Küsimus on, kuidas jõuda tagasi demokraatliku planeerimiseni. Kui me võtame planeerimisseaduse, mille autor siiski ma ei ole, ei sellel seadusel ega eelmisel, küll ma olen teinud 2022 aastal ühe seaduse variandi, mis kuhugi ei jõudnud. Aga selle seaduse eesmärk on ju õilis. See on siis tasakaalustatud ruumilise arengu maakasutuse kokkuviimine ja seda teha niimoodi, et soodustatakse keskkonnahoidlikku, majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. Aga me oleme ju sellest ideaalist kaugel. Planeeringud peaks sündima kaasamise tulemusel. Täna me oleme tegelikult jõudnud pendliga sinna äärmusse, et meil ei ole kaasamist, meil on teavitamine. Ja tänane seadus on teavitav, ametnike keskne bürokraatia. Mis on planeerimise olemuslik võlu? See on ainukene distsipliin Eesti Vabariigis, mis on valdkonnaülene. Metsandus on kitsas, looduskaitse on kitsas, majandus on kitsas. Iga valdkond vaatab kitsalt oma niši, aga planeerimine on see, mis peaks vaatama kõike ja korraga. Ja see on selle planeerimise olemuslik võlu. Ja see on see, miks ma arvan, seda on tapetud, sest see lai vaade ei võimalda võimuihal domineerida. Ja see tasakaalustatud arengu suunamine peaks põhinema ühel sellisel jadal, kus kõige aluseks on visioon, siis tekib strateegia, ehk nagu Ülo ütles siin ilusti, et kõigepealt peab see siht teada olema. See visioon ongi see siht. Siis saab panna paika strateegia, kuidas selle sihi juurde liikuda. Siis peaks olema dokument, mis selle arengukava ja üldplaneeringu siis kahe omavahel kooskõlas oleva dokumendina sätestab. Siis saab tekkida tegevuskava ja siis saab tekkida eelarve. Ja see tegevuskava ja eelarve peaks olema poliitikute mängumaa. Arengukava ja üldplaneering peaks olema laiapõhjalise kaasamise ja ka visioon ja strateegia peaks olema siis laiapõhjalise kokkuleppe tulemus. Kui üldplaneering kehtib, siis on vaja sellest ka kinni pidada. Aga meie reaalsus tänasel ajal on see, et ma ise olen vaidlustanud Viimsi jalgpallihalli detailplaneeringu, kes tahab, vaatab Pealtnägija ja kirjutab sisse Google'isse samal ajal minu nime või Viimsi jalgpallihall. Ja leiab, et meil on olukord, kus Viimsi kaasuses üldplaneering ei kehti, teemaplaneering ei kehti, detailplaneering, mille vald kehtestas ja mille esimese astme kohus tunnistas kehtetuks, ei kehtinud projekteerimisele. Hall projekteeriti ära, ehitati valmis, hall on olemas ja see hall ei toimi, sest tal ei ole piisavalt parkimiskohti, ta on kohas, kuhu siis need, kelle jaoks ehitati juurde ei saa. Aga see on täielikult siis tühistanud planeerimise puhul üldplaneeringu, teemaplaneeringu, detailplaneeringu ja selle protsessi käigus ülitati ebaseaduslikult väljastada projekteerimistingimusi. Viimsi vald selle kohta ütles, et ma olen lolliks läinud, aga pärast kohtus tunnistas, et jah, meil puudus õigus projekteerimistingimuste väljastamiseks. See on näide, kuidas õigusriiki toimi. Kui me liidame siia juurde nüüd teise kaasuse, Noorsipalu, siis tuleb välja, et Noorsipalu kaasuses ei kehti üleriigiline planeering, maakonnaplaneering, üldplaneering. Paneme nüüd kogu selle pildi kokku, meil ei kehti ükski planeering Eesti Vabariigis nii, et see oleks ametnikule ja poliitikule siduv. See on tänane karm reaalsus. Seega aus olukord on see, et tagatoapoliitika ruulib. Meil on väga väikesed tagatoaparteid, need tagatoaparteid otsustavad väikeses grupis, mida nad teha tahavad, Viimsi näitel siis Keskerakond, Reformierakond panid seljad kokku ja tegid seda, et planeerimisseadus ei kehti, looduskaitseseadus ei kehti, ehitusseadustik ei kehti, avaldustele vastamise kord ei kehti, keskkonnamõju hindamise korda rikuti. Esimese astme kohus tõesti tunnistas, nagu ma ütlesin, nende otsuse. Vallale ei lugenud see mitte midagi. Kohtus teise astme istungi saamine on võtnud 2 aastat. Ehk täna me oleme taandunud planeerimise sinna, et õigus saab ainult kohtu kaudu. Kogu järelevalve ja vaidlemine varasemas staadiumis on kaotatud. See on kahjuks aus reaalsus. Kui me paneme kõrvale Noorsipalu kaasuse, siis jälle esimese astme kohus tunnistas metsade laastamise ja loodusest ülesõitmise kehtetuks. Tunnistas kehtetuks selle, et eriplaneeringust hiiliti mööda. Ja siinkohal ma tahaks teile tuua välja Eesti Vabariigi poliitilise anekdoodi. Meil on justiitsminister Hannu Pevkur kunagi olnud Eesti Vabariigis, kes töötas välja tänase planeerimisseaduse 2015 aasta variandi ja andis selleks käsu.
Meil oli siseminister Hannu Pevkur, kes viis selle parlamenti, kus see siis 27 Reformierakonna häälega muudeti ära ja siis kaasavasti demokraatlikus planeerimises sai teavitav planeerimine ja sisse toodi eriplaneeringu nõue. Ehk siis minister Pevkur justiitsministrina nõudis eriplaneeringut, siseministrina viis selle parlamenti ja täna on meil olemas Eesti Vabariigis seesama minister Pevkur kaitseministrina, kes seda seadust ei jälgi. Ja seda on tunnistanud need esimese astme kohus ka, et täpselt nii ongi. Ja seesama Pevkur AK-s teatab, et me lihtsalt rikkume seadust edasi, nii nagu Viimsi vallavanem pealtnägija lõpus teatab, et me lihtsalt rikkume seadust edasi. Meil ei ole õigusriiki. Meie asi kodanikena, just nimelt meie asi kodanikena on see õigusriik taastada, sest poliitikuid kahjuks see õigusriik ja selle taastamine täna ei huvita. See on kahjuks aus reaalsus. Ma tahaks teile öelda midagi muud, aga ma ei saa. Esimese lõhutud akna fenomen tegelikult tekkis meil Eestis 2019 aastal, kui Pärnus ühele kauplusele Riia maanteel väljastati projekteerimistingimused olukorras, kus see oli üldplaneeringu vastane tegevus. Ma olen kirjutanud, et tänane seadus on vassijatele, ma olen kirjutanud sellest, et meil on vaja ruumiplaneerimine taas muuta siis arendaja karistamisvahendist ja kodaniku ühiskonnast ülesõitmise vahendist kogukonna ja siis ka arendaja kaitsevahendiks või abiliseks. See saab tekkida läbi konsensuslike kokkulepete. Ja planeerimine ongi kodaniku õiguste ja looduskaitse tasakaalustaja, aga me oleme selle tänaseks unustanud. Ja see on ka see, miks ma ise tegelen enamus ajast täna vaimse vormi ja inimeste vaimse heaolu aitamisega. Sest kui meil siin ei ole asjad korras, siis õigusriik ei saa korda. See on nii lihtne. Kui meie enda mured on suuremad kui see, mis õigusriigis toimub, siis me kaotame ühel hetkel demokraatia ja vaba riigi. Ja ma olen kirjutanud ka sellest, et meil on vaja sisse seada ametnikele isiklik vastutus. Ja meil on väga palju müüte, et looduskaitseseadus on näiteks ülimuslik muude seaduste üle. Ei ole. Absoluutselt ei ole. Meil on üks seadus, mis on ülimuslik teiste seaduste üle, see on Eesti Vabariigi põhiseadus. Ja see on seadus, mida me ka viimasel ajal, 2 viimase peaministri ajal süsteemselt ei täida. Iga Skandinaavia riigis oleks järgimisskandaali või pangakontodel sobimiskandaali peale astunud tagasi valitsus. Meil ei ole skandinaavialikku poliitkultuuri. Meil on endiselt jälgimisühiskond ja me ei tea tegelikult, mida poliitikud teevad. Eesti põhiseaduses on kirjas, et me arendame riiki, mis on rajatud vabadustele, õigustele ja õiglusele. Õiglusele. Mis on siis kaitseks sisemisele ja välisele rahule, ehk rahu on meie väärtus. Kui ma võtan selle, mis on metsas kõige olulisem, siis mets oma olemuselt on rahu. Inimene oma olemuselt on rahu. Me kaitseme tegelikult seda rahusus ja põhiseaduse preambulaas. Ja see ongi pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus elus ja üldises kasus. See rahu. Põhiseadus sätestab ka seda, et õigus ja vabadus ei tohi suvaliselt piirata. Nagu ma planeerimisseaduse puhul tõin, siis meil piiratakse need poliitikute poolt suvaliselt. Meil on võimu ihas valitsemine. Olemuslikult on meil vaba riik. Meil on vabad kodanikud. Vabad kodanikud dikteerivad, mis poliitikat nad näha saavad. Ja näha soovivad. Ja näha tahavad. Meil peaks siin olema ka olukord, kus loodus on meie rahvusriiklikkus. Peaks. Aga tegelikkuses ju me väga tihti kogeme, et ei ole. Ja nüüd oma küsimus ongi, et kuidas seda tagada olukorras siis, kui põhiseadust rikutakse. Kuidas need vundamente, et õigused ja vabadused loevad, taas kehtestada. Ja siin ma jõuan tagasi, et planeerimine on selleks tegelikult üks õigemaid vahendeid. Just nimelt selle tõttu, et ta on valdkonna ülene distsipliin, lai vaade. Ja selles peaks olema aluseks, kõige aluseks eluhoidvus. Inimene, kes on seismiselt rahulik, kellel ei ole vaimse tervise probleeme, kellel ei ole füüsilise tervise probleeme, on loomult eluhoidev. Planeerimine on valdkonna üles harmoonia otsimine, kaasamisdistsipliin. See tähendab, et kui ma olen koostanud 70 üldplaneeringut, siis ma ei saa öelda, et mina olen need koostanud.
ma saan öelda, ma olen olnud nende projekti juht korrektses sõnastuses. Inimesed, kes seal elavad, on öelnud, mismoodi nad elada tahavad. Ja ma olen alati öelnud iga üldplaneeringu puhul, et mina ei tea, kuidas te elada tahate. Palun öelge mulle, kuidas te tahate. Minu asi planeerijana on see sõnastada, kuidas te elada tahate. Ja planeerimine ongi kokkulepe või konsensus nende inimeste vahel, kes elavad mingis piirkonnas, mida planeeritakse, kuidas elada tahetakse. Planeerimine ei ole võimu teerulli peale surumine. Vaba riik ei ole võimu teerulli peale surumine. Meie põhiseadus ei näe ette parteisid, meie põhiseadus ei näe ette tagatoapoliitikat. Ja ometigi need täna määravad pildi. Meil on planeerimisseaduses avalikkuse kaasamise ja teavitamise põhimõne. Meil on nõue, et me peame piisavalt kaasama ja korraldama planeeringu koostamise käigus planeeringu tutvustamiseks avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid. Seal samas Viimsis avalikul arutelul mu seisukohta ei protokollitud. Need pandi kirja 180 kraadi teistmoodi, kui ma ütlesin. Kui ma tegin märkusi, siis öeldi, et me ei saa seda parandada, sest me saatsime selle laiali. Esimese astme kohtus me esitasime selle protokolli ja salvestuse ja ütlesime, et näete, kaasamine on olnud vale. Kohtunik esimese astme kohtus seda ei kaalunud. Kuidas meil siis on õigus osaleda planeerimismenetluses, kui tegelikult me ei tohi midagi välja öelda, seda ei panda kirja? Aga me peame selle tagasi võitlema ja ainus tee ongi käia täna kohtus, sest järelevalve planeerimises kohtuväliselt on täiesti aihtunud. Igal ühel on õigus tasuta saada asjakohast teavet planeeringu koostamisel. Kas te kogete seda õigust täna? Mina isiklikult ei koge. Kui ma Viimsi vallas läksin lavale ja ütlesin, et teate, teil on kehtiv üldplaneering ja te rikute seda, siis öeldi mulle, et valimispropagandat ei tohi teha. Ma ei ole kunagi ühtegi parteisse kuulunud. Ma ei rääkinud sõnagi valimistest ega propagandast, ma rääkisin sellest, et te valetate. Ja mind võeti lavalt maha. Öeldi, et ma ei jaga planeerimisest mitte midagi olukorras, kus ma olen 450 planeeringut koostanud. Viimsi valla abivalem läks sotsiaalmeediasse ja kirjutas, et ei tea, kas Kaur Less ongi planeerimisekspert, kes ta väidab enda olemas. Alati selles diktatuuriühiskonnas aitab huumor. Ma kirjutasin, et ega ma ka ei tea, võib-olla peab olema 500 planeeringut koostanud. Tänaseks on paar tükki puuda, siis ma olen 500 planeeringut koostanud. Võib-olla siis ma olen planeerimisekspert. Ja täna on üldplaneering ainuke tasand, kus üldse kodanik saab kaasa rääkida. Aga meil on tekkinud väga suur paradigmaatiline erinevus enne 2015 ja 2015 aasta järgses planeerimises. Need erinevused on siin slaidil väljas, ma kõike ei jõu ette lugeda, aga meil oli varem eskiisi aruteludel kaasav planeerimine. Täna meil teavitatakse aruteludest ja tuleb mingi seltskond ja ütleb, et me tegime sellise planeeringu, siin see nüüd on. See ju ei ole aruteluga kaasamine. Meil oli võimalus esitada ettepanekuid ja vastuväited. Täna on meil võimalus esitada arvamust, aga see ei ole mitte milleski siduv. Meil enne oli menetlus kiiruses, tehti toiminguid samaaegselt, nüüd on jada menetlus ja kõike tehakse kirjalikult tohutu bürokraatiaga. Meil räägitakse, et planeeringuid tuleks teha kiiremini kui 3 aastat. Ometigi Eesti Vabariigi algusaegadel 95-2015 vahemikus tehti detailplaneeringuid 6-8 kuuga. Üldplaneeringuid koostati aastaga. Täna on see ununenud. Ehk me oleme ennast bürokraatiasse ära uputanud selle jadaprotsessiga. Meil oli keskkonnamõju hindamine kui planeerija toetamisprotsess, täna on see formaalsus, millega tihti keegi ei arvesta. Meil oli kodanikukesksus, täna on meil võimu ja ametkonna kesksus. Meil oli strateegilise planeerimise keskus, täna on menetluskorra ja projektipõhisuse kesksus. Tallinna linnas aetakse taga, et detailplaneering on eelprojekt. Prügikonteineri asukoht on muutunud tähtsamaks kui see, mida me planeerime. Varem oli planeering vaidlustatav menetluse ajal ja oli sõltumatu järelevalve. Selle aasta algusest on see kõik kadunud. Ainuke koht, kus te saategi oma õiguskodanikuna kaitsta, on veel kohus. Kohtusse minekuks tavaolukorras on vaja teil suurusjärgus 20, 30, 40 000 eurot ja poliitik kaitseb ennast maksumaksja raha eest. Ta teab seda ja sellepärast ütlebki mingi kohtusse, kui teile ei meeldi. Ta teab, teil ei ole seda ressurssi. Ja ka Viimsi vallas meil ei olnud ressurssi, et seda Viimsi jalgpallihalli vaidlustada. Ma istusin maha, hakkasin kirjutasin 54 lehte kaebus kokku, läksime kohtusse ja esimese astmes võitsime. Sentigi riigilt raha ei küsinud tagasi, kohus tõdes, et meil oli õigus. Varem oli meil lihtsustatud korras detailplaneering, täna on projekteerimistingimused. Varem oli meil maakonnaplaneering joonobjektile ja riiklikult tähtsat ehitist, täna on meil eriplaneering ja isegi seda eriplaneeringu nõuet meie kaitseminister, kes ise selle kehtestas, ei täida.
Põhiseadus meil siiski sätestab, et igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ja see on see, millele ma tahaks täna siin rõhuda. Kui meil on eluhoidvus, kui meil on loodustunnetus, siis me muutume seda elu- ja looduskeskkonda säästvaks. Planeerimine on olemuslikult proaktiivne tegevus ja ta on huvide tasakaalustamisele orienteeritud tegevus. Eesti Vabariigis on aga siis tõesti poliitika lühiajaline ja aktiivne. Valimistsükkel on siin juur probleem. Planeerimises peaks ajaorientiir olema 10-20 aastat. Täna meil on valimistsükkel. Me peaksime siin tasakaalustama, kuhu saab tuuleparki panna, kuhu ei saa, kus on loodusväärtus, kus ei ole. Tahkurannas näiteks otsustati, et tuuleparki tuleloodus on suurem väärtus. Me võime kõiki ideesid välja pakkuda, aga me ei saa ühtegi ideed pidada ennast dogmaks ega tähtsamaks. Me kindlasti ei saa võtta riigile 2,3 miljardit ummikjalu laenu juurde võttes, et nüüd järsku meil on vaja tuuleparki iga nurga taha. Ei ole. Keskkonnamõju hindamine peaks asju tasakaalustama, aga täna see tasakaalustamine on säästva arengu ja tasakaalustatud ruumilisarengu tingimuste seadmise asemel kadunud. Ja arengut ei saa käsitleda kindlasti kinnistute summana. Siin peaks vaatama just nimelt rohekoridore, peaks vaatama, kuidas need paiknevad, peaks vaatama, kus on tuumalad, kus on tugijalad, mis on tingimused. Peaks vaatama, millised on keskkonnameetmed ja tingimused. Peaks unustama kinnistut ja vaatama tervikut ja samas arvestama kinnistutega tervikus. Reaaleluline kontekst, millega me peame arvestama, ongi see, et täna planeerimisseadust ei täideta, meil on vaja selle täitmine välja nõuda. Täna oleks ausam planeerimisseadust tunnistada kehtetuks ja öelda, et poliitik teeb, mis poliitik tahab. See vastaks tänasele olukorrale. Ometi meil on seadus, mida keegi ei täida, aga meil on vaja selleks onupoja poliitikast lahti saada. Meil on vaja planeerimise anarhiast lahti saada. Meil on vaja taastada riiklik järelevalve. Ja ma tegin seaduse versiooni, mis seda süsteemi taastas tõesti 2020 aastal, 22 aastal. See jõudis parlamenti, aga siis kukkus valitsus, kus olid EKRE, Isamaa ja Keskerakond, kes selle eelnõu siis olid nõus parlamenti viima. See eelnõu tehti puhtalt kodaniku initsiatiivil, sinna kulus meil 2000 töötundi, see ei olnud ühegi erakonna eelnõu, aga seda edasi ei menetletud. Ja selle eesmärk oli see teavitav bürokraatlik planeerimine tagasi muuta demokraatlikuks planeerimiseks. Seega, kui tõmmata otsad kokku, siis ma ütleks seda, et arengu suunamise aluseks ja eluhoiduskeskuseks on vaja meil kõigepealt seda sihti, mille Ülo rõhutas, visiooni. Meil on vaja üldplaneeringuid ja arengukavasid ja meil on vaja neile tuginevat tegutsemisstrateegiat. Poliitika üldsuund peab olema laiabaasilise kaasamise taastamine. Meil peab olema tegelikult võimalus see, et kodanikuühiskonnas kodanik saab kaasa rääkida. Meil peab olema kokkulepete pidavus ja meil peab see kokkulepete pidavus toimuma loodussäästvuse ja loodushoiu ja loodustunnetuse kontekstis. Ja me ei saa olla siin onupoja poliitikat, seda ei tunne meie põhiseadus. Meil on vaja õigusriiki, aga mitte keegi peale teie, peale minu, peale iga ühe meist kodanikuna seda õigusriiki ei taasta. Poliitikud meile seda ei kingi, neile meeldib võim, nagu me näeme. Eriti tänasele paarile väikesele parteikesele, kes siis valitsevad kohe alla 10% rahva populaarsusega riiki ja viskavad nalja teiste parteide üle, kes parasjagu võimul ei ole. See ei ole loomulik olukord, see on anekdoot, kuidas meid valitsetakse. Meil on vaja just nimelt planeeringud, mis on kokkulepped ja valitsejad, kes talitavad nende kokkulepete piires. Ja siis rohevõrgustikud, metsad, aga ka kodanikud ja majandus ei ela valimistsüklite järgi. Investor saab teha pikaajalised otsuseid, looduskaitse saab tugineda pikaajalistele otsustele. Ja siis see teadmine, suhtumine, isiklik käitumine muutub grupi käitumiseks ja ellu viidud muudatuseks ühiskonnas. Planeeringud ja arengukavad on ellu viiduvad vaid siis, kui nad on mõistetavad. Ja miks meil on vaja kodanike ja ettevõtjate kaasamist, on see, et kodanik ja ettevõtja on see, kes tagab nii looduskaitse kui ka investeeringud. Riik investeerib väga vähe. Enamus investeeringud on erainvesteeringud. Ja see peabki vabaturu olukorras nii olema. Ja siin on oluline, et need kokkulepped oleks mõistetavad ja motiveeritud ehk kaalutletud. Ja siis me saame teha teadlikku valikuid, mis tulevikus juhtuma hakkab. Me teame väga täpselt protsesse minevikus, need on jadad, aga me ei tea, mis saab tulevikus, kui me ei lepi seda kokku. Ja kui me selle kokku lepime, meil on vaja kokku leppida ka säästva arengu tingimused leevendavateks meetmeteks läbi keskkonnamõju hindamise.
Ja lõpetuseks ma tsiteerin iseennast siin korra. Ma olen kirjutanud paar artiklit nii sellest, et vaikus on väärtus, vaimne vorm on väärtus, kes tahab need äripäevasamuses loetavad. Ja ka olen kirjutanud sellest, et millises Eestis ma tahaks edasi elada. Ja ma lõpetangi sellega. Oma artiklis ma kirjutan: Eesti olgu eluhoidev, vaimselt tugev ja energiasõltumatu ringmajandusega ökoriik. Riik, kus läbipaistev kodanikuühiskond ja isiklik vastutus on loonud viljaka pinnase innovaatiliseks ettevõtluseks, mis võimaldab meil oma teenuseid ja tooteid eksportida. Meie õigusruum on arusaadavalt lihtne, asjaajamine kodaniku ja ettevõtte sõbralik ning koostöövalmidus muljet avaldav igale külalisele. Minu visioonis on riigi alustaladeks 2 punkti, ainult toon sealt välja, seal on neid punkte palju rohkem, otsige Äripäevasse lugu üles, see on tõesti tasuta loetav, ei ole maksumüüri taga. Aga minu visioonis, sellepärast minu visioonis, et teil võib olla igalühel oma visioon ja riigi visioon peaks olemagi meie ühiste kokkulepete tulemus, mis on meie ühine visioon. Aga minu visioonis on siin riigi alustalad, hea läbisaamine loodusega ja kodanike eluhoidev ja heatahtlik suhtumine nii oma riiki, kodukohta kui ka lähedastesse. Meil on siin väärtustatud vaikus, just nimelt vaikus. Sealt lähevad asjad õigeks. Metsa väärtus on vaikus, mets ei mõtle, mets on vaikne. Metsa mõte on tegelikult meie mõtestada inimestena. Ja siis, kui meil on see väärtustatud vaikus ja looduse poolt pakutav, siis meil on võimalik seda ka jätkusuutlikult kasutada. Metsata ei ole ilmselt Eestit ja loodust. Meil on lisaks elanike hea vaimne vorm, mis on mulle teine südamelähedane teema. Ja see hea vaimne vorm on vajalik, et suuta püsida stressivaba, heatahtlik, initsiatiivikas ning loomulinguline selles maailmas, mis kihutab robotmõtlemise ja inimeste ärakasutamise suunas. See loob meile vaimse tugevuse ja kultuurilise julguse käia püstipäi vabade kodanike ja ettevõtjatena jätkusuutlikuna teed. See taastab riigimehelikkuse ja vaba turumajanduse nii, et me pole mitte looduse jõuga vallutajad, vaid me oleme eluhoidvas ja harmoonilises suhtes oma maaga. Saame nii kaotada sõltuvuse megakorporatsioonidest ja tagatoapoliitikast ning asendada need vastutustundliku valitsemise ja nutika ettevõtlusega. Ja veel kord, vastutusest saate lugeda sealt Wellness Orbiti kodulehest wellnessorbit.com/vastutus. Miks ma sellest vastutusest räägin, on see, et sellest algab kõik. Vastutus võrdub vabadus. Kui vastutust ei ole vabadust. Aga tänane reaalsus, kui ma tegelen vaimse vormiga siin 9 aastat, on see, et 9 täiskasvanud inimest 10 kannatab mingil viisil stressi käes. 4-6 inimest 10 on läbi põlenud. Igal 3. on või peaks olema vaimse tervise diagnoos. See on kõik reaktiivsuste tulemus, pideva seesmise alateadliku reaktiivsuse tulemus. Kui reaktiivsus on alateadlik, siis sellest puudub teadlik valik, selleks ei ole ruumi. Seega minu lahendus eluhoidvuseks, metsade kaitseks, kodanikuühiskonnaks, õigusriigiks ja demokraatiaks on lihtne. Võtke isiklik vastutus, see ei ole mitte midagi muud kui teie isiklik võime vaikuses, seesmises vaikuses ja rahus teha teadlik valik. Ja kui te tahate seesmist vaikust ja rahu tagasi, siis minge metsa. Seal on see olemas. Aitäh!